Tervist! Oled kuulamas podcasti Elukindel, tuumakat saadet enesearengust ja muutustega toimetulekust. Minu nimi on Maria Tammesalu. Seekordses saates on meil asjad veidi teistmoodi. Olen sedapuhku saadet juhtimas üksinda ja mul on ka külaline, nii et saates ainult naised, stuudios ainult naised. Tänaseks külaliseks on üks äge naine Lilian Promet. Tere tulemast! Tere! Lilian, mul on nii hea meel, et sa täna siin oled. Võib-olla alustuseks räägid natuke sellest, et mis tundega sa siin oled meie Elukindla saates teise fookuskülalisena? Kõigepealt aitäh, Maria, et sa kutsusid. Kõik juhtub täpselt siis, kui juhtuma peab, nii et mul on hea meel, et meie tee ja meie sõnum siis sellisel kujul kokku sai ja täna ma olen siin väga mõnusa ja rahuliku tundega, et esialgu me ju sinuga viskasime õhku mõtte, et kuhu üldse minna salvestama ja valikuteks oli auto ja raba ja nüüd selline põnev täiesti uus koht ja midagi hoopis teistsugust, nii et kui sa küsid, mis tundega ma olen, uudishimuga, põnevusega ja sellise mõnusa rahuloluga. Seda on nii hea meel kuulda. Ma tundsin et me ju tegelikult nagu inimestena omavahel väga hästi ei tunne, eks ju, aga meid nagu ühendab mingi selline seikluslikkus ja sestap me ikkagi alguses mõtlesime, et tõesti kuskil looduses tegelikult see saade teha. Aga üks asi, mis sellest nagu kasvas, on see, et me oleme täna ka pildis, nii et hea kuulaja, kes sa praegu kuulad seda veebi kaudu mõnest podcasti kanalist, siis tea, et pildina saad sa seda YouTube'ist ka vaadata. Kuidas sa, Lilian, end täna tutvustad? Ma natukene eelnevalt mõtlesin selle peale ka, et kuidas ma tutvustan. Ja täna ma tutvustan ennast kui ettevõtjana. Ja võib-olla mul on olnud raske ennast kuidagi varasemalt ettevõtjana defineerida, sellepärast minu meelest ettevõtja on keegi suur, kes juhib mingit suurt organisatsiooni, kellel on suur tiim, kes on ääretult edukas. Aga nüüd ma olen läinud tagasi oma lapsepõlve ja mõelnud selle osaga, et mis olid sel ajal minu tugevused. Ja ma päriselt lapsena olingi ettevõtja ja ma olen täna ka ettevõtja. Nii et ma olen kuidagi enda jaoks selle osa selgeks saanud, et ma võtangi ette asju. Ja pigem olen alati lahendustele orienteeritud ja nagu sa enne välja tõid, et meis on tõesti ühine pool võib-olla see, et on sellised seiklused ja põnevused ja minu jaoks ka ma ei hästi ei talu sellist paigalseisu, kui vesi jääb seisma, siis ma tunnen, et mul on vaja nagu kogu aeg mingit liikumist ja oma rada pidi käimist. Ja täna ma arvan, et ma tutvustangi ennast ettevõtjana ja mul on päriselt ka 2 ettevõtet, mida ma juhin täiesti. Üks on selline, ütleme, tootmisettevõte, mis tegeleb füüsilise toote tootmisega, ehk siis olen leiutanud sellise toote nagu ratastega kelgu ehk snolleri, et kui suvel liiguvad rollerid, siis talvel liiguvad snollerid. Et minu unistus on tõesti see, et talvel siin linnaruumis on sellised väiksed snollerid tõukerataste asemel, et snoller aitab siis liikuda lapsevanemal koos lapsega. Ja samamoodi see liikumine, nagu
mind ennastki hästi iseloomustab, et siis see Snoller on ka selline nagu kange eestlane, et läheb igalt poolt läbi, et nii lumest, veest, asfaltilt, et ja teistpidi mul on ettevõtte Meaningful Talks, et see on just siuke vaimne tervis ja vaimne pool, mis mulle on hästi palju tuge pakkunud, et ja on saanud ka alguse sellisest väga põnevast ja huvitavast kohast ja koos Kristi Jõevorgiga siis, kes on ka nagu megaettevõtlik naine ja suureks toeks ja inspiratsiooniks mulle, et temaga koos ja seda Meaningful Talksi juhime, nii et naistevägi, naistega koos on äge teha ja luua ja no mitte ainult naistega, et pigem ongi see nagu koosloomine, et ma ei ole kindlasti see üksik hunt, et minu jaoks on inimesed olulised. Jaa. Sa alustasid oma lugu lapsepõlvest ja kuidagi sinna lapsepõlve tagasi minemisest, et mis need asjad olid, mida sa lapsena ette võtsid? Tead, nõukogude ajal kasvanud lapsed, vanemaid kodus ei olnud ju ja siis oli igasuguseid põnevaid tegevusi, mida sai välja mõelda, et võib-olla mõned sellised konkreetsemad, mida me õega tegime kahekesi kodus olles, oli see, et meil oli linoleumpõrand, ema kodus ei olnud, võtsime ämbritäie vett, valasime selle linoleumile ja küll seal oli tore liugu lasta. ja ema ei teadnud seda vist sinnamaani, kuni ma rääkisin talle, 30 olime, millega me kõik hakkama saime, et ja käisime lilli korjamas ja me elasime Kalamajas, siis käisime Balti jaama turul lilli müümas ja võtsin ette ka selle, et ma tegelikult omal algatusel vahetasin kooli, kui ma olin 5. klassis. Et see sisend ei tulnud kuidagi mu vanematelt, vaid tuligi minu enda seest ja seal uues koolis mind pandi kohe ka aktusele esinema, laulma täiesti võõra publiku ees. Et mul on kuidagi see julgus sellistest ebakindlastest olukordadest läbi minna ja ma olen ikkagi väiksena olnud ka siuke seikluste otsija, et ei olnud siuke niisama toas istuja, et kogu aeg oli mingi asi teoksil. Ettevõtlikkus ikkagi on nagu see läbiv ja see julgus nagu teha ja algatada ja läbi põnevuse otsimise tegelikult jõuda mingite ägedate tulemusteni, on ju. Et mine tea, võib-olla see linoleumil uisutamine on toonud sind täna Snollerini, on ju, et ka kuidagi nagu kohe läksid mul need asjad peas nagu kokku, on ju. Jaa, aga jaa, et kuidas see julgus ja algatamine sind lapsepõlvest ja nendest lapsepõlve tegemistest siia tänaste ettevõtmisteni kandis, et mis seal vahepeal toimus? Ma tegelikult arvan, et osati minus kadus see julgus ära kuskil puberteedi eas, et tegelikult olid kodused probleemid, alkoholiprobleemid, eelkõige päris suured, et sa pidid ka lapsena võtma seda vastutust oma vanemate ees päris palju. Ja on ka keegi on välja toonud selle ütluse, et kui sa oled pidanud lapsepõlves palju vastutama, siis sa nagu täiskasvanuna enam ei taha või ei julge vastutada, et sa oled seda juba pidanud lapsena nii palju tegema. Ja ma arvan, et minus ühel hetkel kadus ära see julgus ja ma ei saanud aru, kes ma olen, mida ma tahan ja no ma pean selliseks transformatiivseks ajaks enda elus 2015 aastat. Ma töötasin Telias ja ühel hetkel üks väga äge, no tol hetkel ta ei olnud sõbranna, aga oli siuke lugu, et meil laps käis mul Aruküla Valdorf lasteaias
ja seal siis oli selline kord, et lapsevanemad pidid ise käima lasteaeda koristamas nädalavahetustel. Ja siis üks ema, Grete Sutrop, palus siis mul asendust üheks nädalavahetuseks, et tema peab minema laste joogakursustele õppima. Ja noh, selline põnevust otsija, nagu ma olen, ma kohe, et issand, nii huvitav, laste joogakursus. Guugeldasin seda ja ma sain nagu kohe aru, et see on minu asi, et ma pean sinna minema. Ja kirjutasin Gretele, et kuule, sorry, et ma ei saa tulla sind asendama. Et ma tulen ka sinna kursusele. ja noh, tol hetkel tegelikult last ka üksinda kasvatades, ega see kursus oli ikkagi suhteliselt kulukas. Aga tead, kui see tunne on õige ja sul on väiksest peale, kui sa küsid, et mis väiksena minuga nagu kaasa on tulnud, siis kindlasti see, et kui ma midagi tahan, mida ma tunnen, et see on nagu õige asi, siis ma lihtsalt pean selle saama. Ja siis tekivad võimalused, kui sa selle nii-öelda õhku viskad ja sa tead, et sa pead nagu reaalselt sammud selle suunas astuma. Et siis ja tegelikult leidsingi endale lisa töövõimaluse kõrvale ja ikkagi katsin ilusti need kulud ära ja tegelikult sealt hakkas minu see eneseleidmise teekond uuesti pihta, et hästi sügavale enesearengusse sukeldudes, tehes siis erinevaid kriiasid, et jooga on alati mind sellest ajast peale väga palju toetanud ja ka minu seda enesekindlust ja seda julgust kasvatanud, et siis ühel hetkel ma tõesti tajusin, et nii, nüüd minu teekond siin Telias saab läbi ja tol hetkel ma ei teadnud, mida ma edasi hakkan tegema ja see oligi tõesti november 2015, ma teadsin, et minu viimane tööpäev on detsembris ja 6. jaanuaril siis olime lapsega Uus-Meremaal. Et tegin täiesti totaalse kannapöörde, et läksime lapsega siis esialgu küll turistiviisaga, teadmata üldse kui kauaks ja mis, siis Uus-Meremaale ja sealt siis hakkas teekond lahti rulluma ja kui sa nagu sellised otsused oma elus vastu võtad ja ära teed, siis sul kuidagi edaspidi on ka seda julgust otsustada palju rohkem erinevate siis valikute ees või tekib see usaldus elu vastu, et oligi nagu selline suur hirm alguses, et mismoodi ma lähen ja sa saad aru, et keegi lükkab sind sinna kalju ääre poole, et nii mine ja lõpuks, kui sa hüppad, siis sa saad aru, et sul on tiivad, et ja see tunne vist on siiamaani kandnud, et see julgus otsustada ja teha oma elus muudatusi ja sealt see enese leidmine ja enda tugevustest aru saamine ja enda raja, enda tee kõndimine, et ka see ettevõtjaks kasvamine, et tihtipeale ka tuleb ju perest väga palju seda sõnumit, et enam tegelikult ei tule, nüüd vist on lepitud sellega, et ma ikkagi nagu kõnnin seda rada, et aga seesama, et nii, millal sa ikka sinna päris tööle lähed ja niisugust päris asja tegema hakkad, et päris töö on 9-5, on ju? Ja. Et ja kuidagi sellest läbitulek on olnud ilmselt ka selle ettevõtja teekonna ajal kõige keerulisem. Eriti kui sa ei taha oma lähedastele ju haiget teha, et aga sa saad aru, et see on lihtsalt sinu tee, mida sa pead kõndima. Ja sa peadki panema need klapid pähe ja sa ei kuula, sa lihtsalt lähed edasi. Sa ei tea, kas see on õige või vale või miks sa seda teed, sa ei oska ise endale ka seda ära seletada, sa lihtsalt tead, et sa pead seda tegema. Sisemine kutse. Ja hästi tugev sisemine kutse. Ja selleni sa jõuad, mina ise tunnen ikkagi läbi mingi teatud arengu, et kuulajal võib tekkida küsimus, et kuidas ma siis tean, et see sisemine kutse on nagu päris sisemine kutse ja see ei ole selline nagu vale eesmärk nii-öelda? Mina leian, et see sisemine kutse saab tulla vaikusest, saab tulla siis, kui sa päriselt leiad iseenda jaoks aega,
see sisemine kutse võib-olla tuleb raskesti siis, kui sul on hästi palju müra ümberringi ja hästi palju ärevust, seepärast ma ütlen ka, et see jooga, ka looduskeskkonnas viibimine, et see kuidagi paneb mingid asjad paika ja sa lihtsalt tunned, et nii, see on nüüd see õige teema või õige tee, kuhu poole liikuda, et see, kui see müra pealt tuleb või siis, kui sul see ärevuse foon on hästi kõrge, et siis võib viia valele teele. Oled sa kuidagi enda sees ka vahel trehvanud seda, et tuleb nagu mingi nii-öelda vale eesmärk? Ja ikka olen. Aga huvitav on tegelikult see, et sa alguses saad selle õige signaali, aga siis hakkad kahtlema ja siis see läheb nagu valeks üle. Ja pärast tagantjärgi sa mõtled, et issand, no ikka see esimene tunne oli õige tunne, aga miski hakkab seda tunnet hajutama ja lõppkokkuvõttes ega me olemegi ju kõik inimesed ja eksime ja lihtsalt võib-olla see, et mida rohkem sa hakkad seda esimest tunnet kuulama ja selle põhjal otsustama, siis seda enam sa nagu oskad seda võimet või seda kõhutunnet ka ära tunda, et mis on siis see õige valik. Nii, et sinu nõuanne võib-olla siit, kui ma tohin niimoodi öelda, on siis see, et katseta, eksi ja tegelikult kui sa otsid, siis sa nagu ikkagi leiad ja ühel hetkel saad aru, mis see sinu retsept nagu on ja? Jah. Siin enne saadet sinuga jagasime ka natuke, et minul tulevad need õppetunnid hästi oma kogemuse pealt, et ma pean mingid asjad väga tugevalt ise läbi kogema ja tegema ja ma alles siis saan neid, ütleme, teadmisi, oskusi edasi anda, et kui ma täna vaatan ka enda tiimi, et praegu ma juhin müügi poolt ja ma olen hästi selline hands-on, et jah, üks pool on see, ütleme, pehme pool, nimetame seda pehmeks pooleks, et mis on järjest rohkem ju tõuseb esile ja hakatakse sellele tähelepanu pöörama, et siis ikkagi need numbrid seal kõrval ka on minu jaoks olulised ja ma tahan, et oleks nagu mingi struktuur ja õnnestumine ja kui ma palun oma müügimeeskonnal tööd teha, siis ma tahan ise enne need asjad läbi proovida ja selle nii-öelda ära mudeldada, et mis toimib ja mis ei toimi. Tuleme korraks tagasi Uus-Meremaa juurde, sellepärast et seal jäi justkui mingi üks liin nagu pausile, aga ma olen kindel, et mõni ka, kes kuulab, kindlasti mõtleb, et mis seal Uus-Meremaal siis edasi sai, et see on nagu selline põnev järjejutt, et ole hea, lähme korraks sinna veel. Ja sinna on tore tagasi minna, et see oli ju, ma mõtlen, et issand peaaegu 10 aastat tagasi, kuhu see aeg on läinud, täiesti uskumatu, et mul õde elab Uus-Meremaal ja neil on seal 2 ehtepoodi, et mina siis ja ühel hetkel, kui me olime sealmaal, et nii, et võiks siia Uus-Meremaale natuke pikemaks jääda, et siis ma taotlesin tööviisa ja siis sellisele positsioonile nagu business development developer siis nende siis sinna ehtepoodi, et hakata natuke siis nende äri arendamisega tegelema ja kuna mul oli ka ülikoolis vastav haridus, siis tegelikult mulle anti ka see tööviisa kergemini, et see essential skills oli seal selline, ütleme, nõutud kriteerium siis, et millele ma tol hetkel vastasin, et ja nii, et mina sain tööviisa endale 8 aastaks ja minu laps, kes sellel hetkel oli just saanud 6, sai õpilase viisa, nii et tema alustas oma kooliteed Uus-Meremaal kohalikega. Nii et see oli hästi vahva kogemus ja näha hoopis, ütleme, teise maailma otse haridussüsteemi, et kuidas seal siis asjad töötavad, toimivad ja mis oli nagu väga äge, oli see, et neil oli üheks koolivormi osaks see, et lapsed võisid minna paljajalukooli. Ja siis sa said aru, et issand see
lapsed ka see kontakt maaga ja kuidas seal oli kõik, nad on ju hästi, elavad kuidagi väljapoole või loodusega on hästi palju seda ühendust, et siis oli tore nagu kogeda seda, et kui Eestis tihtipeale see koolisüsteem on hästi raamides, et siis seal oli kuidagi hästi palju seda vabadust ja avastamist ja ma mõtlen ka selle peale, et kui kiiresti mul laps tegelikult selle inglise keele seal suhu sai sealses keskkonnas olles, et 4 kuud, kui ta oli seal koolis olnud, siis ta hakkas juba minuga inglise keeles rääkima, et see on uskumatu, kui kiiresti see ka meie selline oluline ja sügav ja meie jaoks hästi tähtis eesti keel võib tegelikult väga kiiresti kaduma hakata. Ja väga huvitav tähelepanek on ju. Ja mis seal veel võib olla sellist tähelepanuväärset sinu jaoks oli? Ma arvan jälle seesama, et kui ma toimin või kui ma tunnen, et nii, nüüd on see aeg täis minu jaoks, et ma vajan jälle mingit muutust või nagu ma ütlesin enne see paigal seis, et üks hetk ma tajusingi, see oli tegelikult mul anti ju viisa 8 aastaks, et aga peale aastat ma tundsin, et nii, nüüd peab edasi liikuma ja jälle seesama nii tugev tunne tuleb peale, et sa ei saa nagu midagi sinna teha, sa ei saa paigale jääda, sa lihtsalt pead liikuma. Ja siis, aga ma teadsin enne, et ma tahan minna ka Lõunasaarele kindlasti, et siis ma ostsingi auto endale, võtsin oma lapse ja läksime siis 2 Lõunasaarele seiklema, et telkisime ja võtsime peale hääletajaid ja ja ei ole, ja kuidagi ongi, sul ongi usaldus elu vastu, et vanemad ka ju olid mures, et issand, et maavärinad ja kõik, et kas minus ei ole nagu seda ma ei tea, kuidagi ma ei taju, ma ei tunneta nagu hirmu sellises võtmes, et ja küllap see on sind hoidnud ka, on ju, tegelikult. Ja ma saan aru, et siis sa tulidki tagasi Eestisse. Ja mis siis sai? Siis selleks ajaks sa olid ilmselt ikkagi päris palju muutunud juba, on ju? Jaa, tulin tagasi Eestisse. Oligi hästi kuidagi siuke kodutunne tuli peale. Ja laps oli ka just 7 saanud, nii et jälle teistpidi tekkis see, et tahan, et ta siin ka ikka läheb 1. klassi ja saab selle aktuse kogemuse ja ma veel proovisin korraks minna päris tööle, et sellises ettevõttes nagu Loodusvägi olin paar kuud, aga siis ikkagi jälle tuli see sama tunne peale, et mul on vaja hakata siis liikuma oma teed pidi. Tegelikult oli ju varasemalt, ega Snoller on muga ju kogu aeg kaasas olnud, et alates sellest ajast peale, kui mu tütar oli aastane. Nii et Snoller on vaikselt nagu niimoodi veerenud, aga ta ei ole nagu kordagi saanud üle selle koera saba. Et see on ka selline, ütleme, minu üks eluprojekt olnud, mis ei ole kuidagi saanud liikuma, aga ta ei ole tahtnud nagu ka lõppeda. Ja sellel hetkel ka, kui ma tagasi tulin, ma proovisin veel Snollerit edasi lükata ja taotlesime ka EAS-ist arendusosakut, aga ikka mingi takistus, mingi asi seal oli vahel, mis ei lubanud, et ükskõik, mida ma proovisin, ikka oli tunne, et sa ei jõua selle asjaga edasi, et siis ühel hetkel ma otsustasin, et nii, ma tõstan käed püsti, panen selle asja riiulile, et ja siis vahepeal tõesti asutasin ettevõtte, mis tegeles e-residentidega. Pakkusime teenust, et koos Angela Ventseliga selle ettevõtte lõime ja 2 aastat olin seal tegev ja siis ma ütlen, jälle tuleb seda nagu tunnet peale, et minu jaoks see jäi võib-olla
liiga selliseks tehniliseks, raamatupidamislikuks, juriidiliseks, et Angelal oligi vastav haridus ja see ongi tema tugevus ja tema otsustas siis sellega edasi minna ja mina otsustasin siis oma osaluse maha müüa, et olingi nii-öelda siis selle koha vabaks lasknud ja siis minu ellu tuli jõulisemalt Kristi Jõeorg, kellega me olime varasemalt tõesti kokku pannud päeviku lapsevanemale ja lapsele koos täitmiseks, minu ja sinu tähtsad jutud. Et jõudsime sinna kohta Kristiga tõesti, et me ei oska küsida õigeid küsimusi ka oma lapse käest, et kui nad koolist tulevad, küsid võib-olla, et kuidas sul koolis läks ja hästi ja mis süüa anti, ma ei mäleta, et selline höstlus ei vii väga kuskile või see saa infot tegelikult, et just, et kuidas küsida neid õigeid ja avatud küsimusi, et laiendada natukene seda vestlust ja see peegeldamise pool ja Kristi ka ju samal ajal tema läks terapeudiks õppima, et siis meil kuidagi kõik väga hästi matchis kokku, et ja tema müüs maha oma ettevõtte riskianalüüs, nii et sealt saime sellise algkapitali, et Kristi oli tõesti sellises investori rollis, et tema investeeris raha, mina investeerisin aega, nii et kuidagi väga sellise tugeva flow siis sai see mitte minu ja sinu tähtsad jutud, vaid siis juba Meaningful Talks hoo sisse. Räägi sellest vähemalt, et kuhu see projekt tänaseks jõudnud on ja mis võib-olla ka see, et mis etapid te olete läbi teinud? Meil on väga põnev teekond olnud. Nii, kus siis alustada? Alguse sai Meaningful Talks 2021 aasta jaanuaris. Tegime siis koroona ajal, just oli meie see nii-öelda tähelend. Ja hakkasime tegema virtuaalkonverentse, et just nagu füüsiliselt ei olnud võimalik kokku saada, et siis kutsusimegi erinevad lektorid ja kõnetasime siis lastevanemate jaoks väga olulisi teemasid, nii lapsevanema enda arengu osas kui ka lapse arengu osas ja tundus, et me tegime nagu mingeid asju väga õigesti, kutsusime õigeid esinejaid, et meil tõesti oli 6000 osalejat ja keda me siis tõesti enda kliendibaasi saime ja siis meil käis klikk ära, et issand, tõesti on need olulised asjad, millest me siin räägime, nii et sealt hakkasime kokku panema siis videokursust, et me enamasti olemegi toimetanud ikkagi virtuaalselt videokursust lastevanematele ja siis me saime aru, et tegelikult väga suur osa nendest lastevanematest on õpetajad. Ja sealt saime aru, näed, siit läheb nagu teine suund. Et ja hakkasime kokku panema videokursust koolidele. Nii et tänaseks me oleme tõesti üle 80 kooliga koostöös. Et ei ole kaasanud väga palju sellist väliskapitali või me ei olegi kaasanud, me olemegi pidanud ise müüma, ise hakkama saama, ise neid lahendusi leidma, et siit jälle tulevad, ma arvan, need lapsepõlve tugevused kogu aeg sisse, et sa pead leidma lahendusi, et kuidas siis hakkama saada, et ja muidugi nagu põnev oli see ka, et me nende lastevanemate suunal ehitasime üles subscription mudelit, ehk siis, et lapsevanemad saaks sellist igakuist tuge, siis oli ka igakuine makse ja mis oli põnev, seda mudelit me käivitasime nii-öelda pool aastat ja tegimegi ühe sellise suurema konverentsi ja peale konverentsi siis otsustasime, et mõneks ajaks siis need nii-öelda kogukonna uksed lähevad kinni, et me panimegi eesmärgiks, et nii 250 on siis selline arv neid liikmeid, millega me suudame esialgu toime tulla, et siis
kuskil poole aasta pärast siis korraldame järgmise konverentsi, et vaatame, et siis on võib-olla ressurssi, et veel seda kogukonda kasvatada. Ja mis siis oli selline huvitav õppetund ja selline valus õppetund. Et Grete Arroyo ütleb ka nii hästi, et sa pead ninali kukkuma selleks, et õppida ja arengus olla. Nii et me ikkagi käisime korralikult ninali. Ühesõnaga kenasti vaatasime, et 240 liiget on meil kogukonnas sees ja no tõesti tegime endale pai ja olime üliõnnelikud ja uhked, et järelikult oleme midagi väga õiget korda saatnud ja siis järgmisel kuul hakates vaatame siis neid subscription eid. Ma vastasin, et on 100 subscriptionit tootel, 200 ja siis võtsin ühendust selle makseteenuse pakkujaga. Ja nemad ütlesid, et neil on mingid tokenid maha kukkunud. Mis tähendas seda, et need renewalid ehk siis need uuendused ehk siis igakuised maksed ei tulnud meile läbi. Ja antigi sisend, et tegelikult te peate kõikidele klientidele ala ükshaaval teavitama, et uuendage oma kaardimakse andmeid. Et ja, nii et me olime Kristiga nagu sellises kohas, Okei, nii, oota, mismoodi me siit edasi liigume? Sellepärast igasugune huvi ja isu konverentse korraldada oli tegelikult sellel hetkel läinud, et me olime nii suure töö ära teinud. Ja uuesti mõtlen, et kuidagi neid inimesi pardale saada ja pidimegi eraldi töötaja võtma, kes siis hakkas konkreetselt nende klientidega tegelema, et see oli meie jaoks väga selline valus kukkumine, aga õpetlik. Et, ja ettevõtlikud nagu me oleme, et siis ja mõtlesime, et nii, mismoodi siit nüüd edasi liikuda, et õnneks äriliselt oligi nii, et see koolide osa ikkagi ka kõrvalt töötas ja toimis ja ma ise ju käisin hästi paljude koolijuhtidega kohtumas ja pakkusime oma koolitusplatvormi, et ja õpetajad said tõesti sealt väga palju väärtust selles osas just, et nad ütlesid mitte ainult erialast, vaid nad said ka ise kui inimesele, et meil ongi see moodul või me oleme üldse liikunud nagu niimoodi 3 jagatud osana, et alguses oledki fookuses sina ise, tegeled iseendaga, seejärel suhted nii pere kui ka kolleegidega ja seejärel ka suhe välismaailmaga, ehk siis kuidas sa tuled muudatustega toime, nutiseadmed, kogu see väline ka looduskeskkond läheb sinna alla, eks, et ja, nii et täna me oleme tõesti, või lihtsalt toon selle koha välja, et täna me oleme sinna punkti jõudnud, et me saame aru, et see lapsevanem ja õpetaja on kuskil organisatsioonis kas töötaja või juht, kellel on eraelulised ja tööalased väljakutsed. Ja me näeme järjest rohkem seda, et see kogu see ettevõtte juhtimine liigub inimese keskseks. Ehk siis, kui inimene saab hästi hakkama iseendaga, oma lähedaste ja kolleegidega, siis lõpuks on see ju, mis on ettevõttele kasumlik ja kuidas siis ettevõte saab oma eesmärkide poole liikuda ja siis jah, võib-olla ka need numbrid ära tuua, mis lõpuks on olulised. See on see, eks ju, mida põgusalt puudutasime meie eelnevas vestluses eetriväliselt ka, eks ju, et tegelikult nendest pehmetest kvaliteetidest või väärtustest on juba ammu saanud tegelikult väga kõvad väärtused ja asjad, mille eest seista, aga ometi kuidagi nii paljud kollektiivid ja nii paljud organisatsioonid on endiselt nagu selle koha peal, et see on niisugune pehme asi, et sealt võtame esimesena maha, siis kui organisatsioonil nagu raskeks läheb, eks ju, või siis et sinna nagu ei olegi üldse nii palju üldse vaja panustada või et teeme linnukese pärast ära mingid asjad, on ju, et mis sa arvad, mis siin veel vaja on, et see paradigma kuidagi saaks muutuda või ongi nii, et lähebki selliseid meiesuguseid väikeste sammudega või siis natuke suuremate sammudega, eks ju, aga ikkagi, et mis sa siin näed, mida veel saaks teha?
ma tegelikult tunnen, et see oluline teekond on saanud juba päris tugeva alguse. Eelmine nädal oli HR Seltsi poolt korraldatud EHRS Summit, Data Driven Future oli selle pealkiri, aga peaaegu iga ettekande taustal kumas läbi see tegelikult, et selle data taga on alati inimene. Ja kui suurte organisatsioonide juhid oligi, Swedbanki juht rõhutas sellele, et meil tuleb hakata südamega juhtima. Samamoodi Margus Nõlvak Tele2 juht tõi välja seda, kuidas juhid peavad keskenduma inimeste tugevustele ja aitama inimestel need tugevused üles leida. Ja väga hea statistika tõi ta ka sisse, et kui juhid, kes keskenduvad inimeste tugevustele, siis need töötajad on 73% pühendunumad. Kui need, kelle tugevustele tähelepanu ei pöörata, et siis ma arvan, et see on praegu ka selleks tõukekohaks, et kui sellised suurte organisatsioonide juhid tulevad selliste statementidega välja, et siis hakkab see mõttemaailm või see paradigmaga muutuma. Nii et eeskuju on tegelikult hästi oluline, eks ju? Ja oluline siis ka seda võimendada tegelikult seda head eeskuju, et nii nagu HR Selts seda on teinud, eks ju? Mis sul praegusel hetkel, ma ei tea, kas või täna, siin ja praegu, kui sa mõtled, et mis sul paneb kõige rohkem südame põksuma, mis on see teema, mida sa kuidagi tahad edasi viia või rohkem uurida või kus sa oled? Ma olen oma tiimi kasvatamise juures ja oma tiim, võib-olla ma ükspäev nagu mõtlesin selle peale, et ma pean oma tiimiks ka oma pere mõneti, et me oleme ka ju selline tiim ja seal on ju samamoodi, sa pead aru saama, et millised on iga tiimi liikme tugevused, mis talle teha meeldib ja kui sa seda tiimi nii-öelda juhid hästi, kui sul kodus on kõik hästi, et siis ka ütleme, minu eesmärk on ka kuidagi luua seda high performance tiimi ka töökohal ja high performance mitte selle mõttega, et kuidagi lõhkuda ja lammutada ja olla väga nagu sellisele numbritele suunatud, vaid pigem vaadata neid numbreid kui seda kohta, et läbi numbrite me saame küsida paremaid küsimusi ja saame ise areneda ja saan aidata ka enda meeskonnal nii-öelda areneda, et aga ma tõin ka enne seda välja, et see kõik tähendab seda, et ma pean väga tugevalt tööd tegema iseendaga ja üks võib-olla selline koht, mille ma olen praegu fookusesse võtnud, on ka need harjumused ja see distsipliin, et sa pead ikkagi ise väga tugevalt selles kohas olema, et aru saada, et nii, aga kuidas mu nagu aju päriselt toimib ja kuidas mina oma mõtete ja emotsioonide ja enesejuhtimisega hakkama saan, et nii, et isiklikul tasandil endiselt see jooga, igapäevane jooga, üle 400 päeva järjest on üks see koht, mis mind on tõesti ka läbi eelneva aasta võib-olla siia toonud, et tõesti tunnen seda, et kui sa muudad ainult ühte asja oma elus ja teed seda järjepidevalt iga päev, näiteks pool tundi, et siis hakkavad mingid asjad ümber ka muutuma. Ja see tõde on ju nii kulunud, aga ometi endiselt valiidne, et teisi me muuta ei saa, aga ennast saab ja siis mingil segasel põhjusel hakkab kogu ümbrus nagu muutuma ja kõik need inimesed ka su ümber kuidagi tunduvad nagu teistsugused. Kas pole? Just. Ja ma arvan, et tänapäeval on ka see, et sul on nagu see uudsuse janu on hästi suur, et sa kogu aeg tahad nagu mingit uut infot, uut asja, et see järjepidevus, see süsteemsus on lõpuks ka, mis nagu tänapäeva ühiskonnas rolli mängima hakkab, et see sügavamale minek, et see on ka üks põhjus, miks
meaningful jokes'i teeme, meaningful jokes to create meaningful relationships, et minna ka nii iseendaga natuke sügavuti oma suhetega ja lõpuks ka selle välise keskkonnaga, et mis meid väga tugevalt mõjutab, et ja. Kus sa ise naisena kogu selle ettevõtlikkuse ja oma paljude selliste ikkagi ettevõtlusele suunavate impulsside vahel, kus sa seal oled? Kuidas sa sellega oled toime tulnud? No ma arvan, et aasta aega tagasi ma ikkagi tundsin ka, et see meaningful jokes läks väga intensiivselt käima. Et tegelikult su keha ei saa aru sellest, et kas sa põletad ennast läbi ärevusest või elevusest, et kire pealt läbi põletamine on ka väga ohtlik koht, kus olla. Olgugi, et siin tegelenud vaimse tervisega ja õppinud joogaõpetajaks, et ja märka ka seda kohta, et see võib olla väga lähedal. Ma tõesti olin ise ennast jätnud kuidagi tahaplaanile. Ja just siis, kui ma hakkasin selle igapäevase joogaga tegelema, et siis kuidagi tekkis ikkagi see tasakaal ellu tagasi ja ma teadlikult võtan kuidagi aja ja koha, et sellest juhi rollist ja juhi positsioonist välja tulla, tegeledeski, läksin nüüd näiteks laulma solistide gruppi. Hästi selline ka siuke loominguline, naiselik tegevus. Ma lihtsalt pean hoidma seda poolt endas ja nüüd laulangi. Laulan ja teen joogat ja nüüd meil on mehega selline ühine või koos kokkamine, et no, ma leian, et see on see naiselik külg või see on see koht, mida ma teadlikult oma ellu loon, et tulla sellest nagu pidevalt sellest juhtimisrollist välja. Ja olgugi, et mulle meeldib ka väga autot juhtida, siis ma mehele mõnikord ütlen, et nii. Aga täna ma ei taha mitte midagi juhtida. Täna ma ei juhi autot ka. Täna juhid sina, sellepärast ma tahan täna olla naine. Teadlikult ohje ära anda, eks ju, seal, kus see on nagu võimalik ja tervislik ka, on ju. Ja kas või siuke väike asi on ju, auto juhtimine, sa mõtled, aga minu jaoks on ikkagi nagu juhtimine. Et ja minule väga meeldib kõrval istuda ka. Lasta juhtida. Ja, kõlab hästi. Jaga meiega palun minuga ja kuulajatega seda, mis on võib-olla olnud see lugemismaterjal või sellised mingid inspireerivad kõnelused võib-olla, mida sa oled kuulama juhtunud viimasel ajal just, et mis sind on kuidagi liigutanud, mõjutanud, mida sa tahaks jagada? Mul sattus siin hiljuti kätte üks väga huvitav raamat 2000 aastatest, aga ka natukene ikkagi juhtimisega seotud. Raamatu nimi on Eesmärk. Eliahu Goldratti oma on see ja tegelikult räägib ühest tootmisettevõttest, mis oli tehas, mis oli peaaegu juba põhja läinud ja mis tegelikult oligi see suurem üksus, oli teinud otsuse, et nii paneme tehase 3 kuu pärast kinni ja siis kuidas tegelikult sellel tehase juhil siis oli 3 kuud aega, et see nii-öelda kasumlikuks kogu süsteem pöörata, ja tegelikult tema jaoks sai otsustavaks mitte seal tehase keskkonnas viibides kuidagi see juhtimisotsus teha, vaid ta läks oma pojaga matkale ja see tootmistsükkel hakkas välja kujunema või need nõrgad kohad ja pudelikaelad hakkasid välja kujunema sellest, kui ta juhtis matkagruppi, poiste matkagruppi ja ta nägi, kuidas see matkagrupp liigub ja kuidas sinna tekivad mingid vahed, et see oli nagu nii põnev, kuidagi eluline seos ühe selle tootmisettevõttega ja mis ei pruugigi olla, tootmisettevõtte võibki tavaline ettevõtte olla, et kuidas sa saadki hästi palju selliste eluliste näidete põhjal või kui sa oledki avatud ja tuled sellest võib-olla
pingsast lahenduste otsimisest välja ja lubad nagu asjadel juhtuda ja kas või ongi jalutad looduskeskkonnas ja siis märkad mingit hoopis teist perspektiivi, mis tegelikult annab sulle siis selle õige tõuke, et ma arvan, see raamat on praegu see, mida ma nagu huvi ja põnevusega loen ja ka enda ettevõttes ja tegelikult ka isiklikus plaanis paralleele tõmban. No see kõlab väga põnevalt. See kõlab nagu tõesti selline lubada ennast kanda mingil metafoorsel teekonnal ja leida neid märkamisi nagu sealt, eks ju. Ja kui palju see võib meid aidata siis nendest kitsaskohtadest tõesti üle. Et see kõlab väga, väga ilusti ja sisukalt küll. Seda paneme siis sinna podcasti alla märkmetesse kirja, võib-olla postitame sellest isegi Facebookis, et mis raamat see täpselt on, et siis kuulajad saavad üles otsida. Aga nüüd siia lõppu võib-olla ma küsin niipidi, et mis on see küsimus, millele sa tahaksid vastata, aga mida mina ei ole küsinud? Oi, sa üllatad. Mis on see küsimus? Väga praegu lihtsalt tuli minu seest küsimus, kuidas ma siit välja saan. Ja kui sa nüüd vastaksid sellele küsimusele, kuidas sa siit välja saad? Siis kuula iseennast. Ja üles vaikus ja sealt tulevad need õiged vastused. Selle mõttega on väga ilus lõpetada. Meie tänane aeg on lennanud linnutiivul. Mul on väga hea meel, Lilian, et me saime täna koos vestelda. Ja loodetavasti ei jää see viimaseks korraks. Loodan ka, et me jõuame ikka sinna rappa ka. Kahekesi teedassi ja mikrofonidega. Ja, et vaatame, milliseid metafoorseid teekondi meile siis elu toob. Laseme nendel rulluda mõnusalt usalduses. Nii et aitäh sulle ja aitäh sulle, armas kuulaja, kes sa meiega selle väikese reisi Liliani sisemaailma kaasa tegid. Võta meiega ühendust Facebooki kaudu. Podcast Elukindel lehel saad meile vastu kajada, millised mõtted sinul seda saadet kuulates tekkisid ja saad omalt poolt ka meile teada anda, et milliseid teemasid sa tahaks, et me veel käsitleksime või milliseid külalisi tahaksid sina meie saates kuulda ja näha. Seniks aga jääme kuulmisele. Aitäh!